pean mingi teistsuguse päevaalustusteksti välja mõtlema, sest Reio pani mulle puid alla, et kogu aeg tere kolmapäev, tere esmaspäev, mis iganes, et see ma ei tea, ma ei oska muud moodi alustada, mis siin ikka kolmapäev ja veame praegu Mersut, ma lähengi teen pildid ja kontrollime need rihmad üle. Muidugi vana kaubiku roolis, uus kaubik on rendis, ostke ära ja siin see Mersu on, S-klass. Kannatab vedada küll, aga vaatamegi, teeme need pildid ära ja siis kontrollime rihma. Täna on selle haagisega viimased tööotsad, nüüd ongi pärast lähme Pärnusse, viime Tartu ära ja siis lähme Pärnusse, viime Opeli ringi juurest auto Pärnusse ja siis on selle haagisega kõik. Seal väga huvitav nagu põleks, aga tegelikult on turba see tolmupilv. Päris kõrgele ulatub tegelikult. Nii, ma olen siit Viljandist läbi ja see on see Raudnaela kõrts ja kuradi päevapraad ei ole, mõtlesin, tulen see on lõunasöögi, kell on 12.30. Ei paku lõunasööki suvisel ajal ja ma ei tea, tee ääres 12 € praa eest, ma ei tea, kuidagi ei taha maksta, kuigi tanklas läheb suht sama raha, aga ma ei tea, päevapraa kõht lõuna ajal täis 112 € natuke palju. Ja jah, selline Opel Mokka või mis iganes on. Grand Land, õpi margid selgeks poiss. Ja jah, tutikas Opel ja läheb siis sealt Opeli ringi pealt, kaarringist läheb siis Pärnu Katvees ja kurat, raiskas nii palju aega, ei saanudki süüa, aga eks siis sööb Pärnus, vaatab, läheb võib-olla ööle küll ja järsku tema pakub midagi. Noh, ongi pill siia ära töödud juba, müügimehed panid nüüd linna peale kärutama või testima või ma ei tea, kus nad läksid. Aga nüüd ma saan vähemalt sõita, sest seal kaubikul on õhulugeja läbi. Täna hommikul, kui ostsin selle, ärge seda seapesa tähele pange, aga ostsin selle tungi, kuna see S-klassi Mersu stang on nii madal ja siis vints jääb ettes, ma pean tagant tungiga aitama ja tellisin ka selle õhulugeja ära, aga jah, selle kaubikul on praegu õhulugeja ära ja ei ole jõudu. Vähemalt seda Opelit me küll väga, kõik mäed punnisime vaevaliselt, aga veetud sai ja nüüd tundub, et tagasi ühtegi vedu ei tule, et siis saab rahulikult sõita ja mõnusalt ei pea niimoodi punnitama. Aga õhulugeja see on homme ja arvatavasti õhulugeja viga. Praegu siin enda Olerexis. Jah, ma ei tea, miks ma seda Olerexi küll reklaamin, ega mingit soodustust ei tee. Aga igal juhul, kui keegi teab kedagi, kes teab kedagi, kellel on joogifirma. No, ma ei mõtle alkoholi, ma mõtlen mingit tavalist veet, maitseveet, mingit head karastusjooki vist võib öelda või energiajooki. Ja on huvitatud nagu koostööst või midagi, siis võib anda märku, sest see on selline hea platvorm, mainige mind või andke mulle teada, et ma võiks nendega ühendust võtta. Igal juhul jah, sai ühel külas käidud ja kell vist juba 4 saame, et lähme siis sõidame Tartusse ja lähme viime siis pidulikult selle haagise siis ära ja siis on selle haagisega kõik, siis ma mingit aega ei saa enam teie raskeid autosid kahjuks vedada. Töötavaid saan, tuttaval on see haagis, seal vints ei ole nii hea vist. Töötavaid veel vist saab käruga, aga põhimõtteliselt ei saa, ütleme niimoodi. Ja siis loodetavasti saab teised asjad ka müüdud ja saab minna siis etapp 2. Mis etapp 2 täpselt veel tuleb, ega ma ise ka ei tea, aga vaatame. Tada, haagis, tada. Ongi läinud 4 päev. Pargime buksiiri ära, siis on tal veel mõned asjad teha, aga see vist alles tehakse esmaspäeva. Tal see Ivek on see
diagnostikaseade või see on väga-väga spetsiaalne ja seda saab ainult põhimõtteliselt, see juhe on mingi kallis ja siis seda ei ole tal ja siis seda ivekus käima eraldi tegema ja nii edasi. Igal jah, miljon korda siin juba remondis käinud või nagu otsust midagi väga ei tehtagi, aga ja lihtsalt ma tahan, kui keegi ära ostab, ma tahan, et ta saaks puksiiri niimoodi, et 0 viga ja ta saaks kohe hakata ainult raha teenima, et mingit jama ei oleks, aga nüüd lähme siin ägedad Volgad Toyota parklas 36 ja ma loodan, et ma kellegi isiklikud autod need on, aga vast on nad päris ägedad. Avalik ruum vast võib numbrimärke näidata, ma ei tea. See 36 on küll äge. 17 tolli ma ei mäleta mingi, mis kuradi väljad need on, aga need on ägedad Patricku väljad. Aga lähme võtame Škoda ja lähme teeme tööd. Reede, kell on 9 ja aeg minna siis seda Škodat puhastama ja läheb see tagasi siis võrdluseks sellest eelmisest Honda Civicusse ehituskvaliteet siis ma arvan, et te saate aru, millest ma räägin, et ma ei taha küll kedagi solvata ega midagi, aga lihtsalt see ikka nagis, et see armatuur, see osa on nagu okei, aga see on kõige õudsem. Ma ei tea, mis nad siin mõtlesid. See ka. Ja siin mingi asi, ma ei tea, mingi asi siin küljes ka nagu naksub. Aga jah, et pigem see nagu disain on neil ilus, aga jah, see kõik nagu, ma ei tea, see on nagu kõige hullem. Siin need teised asjad ka ja see kõik liigub, et see ongi see, mis ma tahtsin öelda. Muidu rool on äge, et siin seda ei ole, saad siit niimoodi hoida. Need, ma ei tea, võib-olla siis mingi maades on vaja või ma ei tea, miks see nii vajalik on, aga siin on need labad ka pandud, kuna siin ei ole midagi, siis on need labad ka pandud, aga minu arust need on nagu täis mõttetud, minu arust ebavajalikud. Ja siis huvitav disain on see, et ma ei tea, kas see on mõeldud võtme jaoks. Võib-olla see ongi mingi tagamõte, aga mina nagu midagi disainin, siis ma disainiks niimoodi, et see nagu mahub võti siia ilusti, aga tegelikult ta ju ei mahu ilusti, ta siin jääb nagu pool õhku ja pool viltu nagu, samas võib-olla on hea, siis on kergem nagu võtta, muidu ta on võib-olla liiga põhjas, aga jah, see ka nagu näitab jälle, et kuidagi nagu, miks ei võiks olla siis võti sellega kuidagi ühtsem või, aga jah, väga huvitav. Nagu Škoda ikka. Istmed on hästi mõnusad või nagu sellised näevad väga tuusad välja, sellised nagu sportlikud ja toetavad. Aga jällegi kõik liigub. Ma ei tea. Öelge, mis te arvate. Ma arvan sellega kõik nõustuvad, et see on nagu päris õudne. Muidu nagu välimus on äge ja eriti need VRS-id või? Need uued, üks Tartus sõidab siin selline hele hall või, tunneb väga šef välja, et fitment paika ja oleks väga tuus. Aga jah, lähme peseme ära, mul on aega 2 tundi seda pesta, kõik klaasid, asjad puhtaks, sees salong puhtaks, väljas kõik väljad, särgid, et pesema. Tallinnas siin Eesti Gaasis hetkel ja tahtsin näidata neid väljadisaini originaalil, et need on hästi head, need on nagu näete, siin ei ole nagu see, siin ei ole sellist kandvat pinda, kus saaks seda piduritolmu nagu tekkida, vaid see on siin nagu taga seespool ja see on nagu hea linna taksol nagu siin lähe väljad nagu piduritolmuseks, teate küll, mis ma mõtlen, et see on nagu hästi hea disain, et selline järsk see nii-öelda petekas või peite see tangib ära ja siis ma pean pesema, sest Tartust Tallinna ikkagi putukaid lendab ja muidu pigipes on tehtud ainult loputada ja ära kuivatada, siis peaks timm olema. Nii, projekt on järgmine. See on mul püsikliendi auto, ära näita numbrimärki, püsikliendi auto ja nüüd pean talle selle ära viima, see auto töötab, ta ostis selle oksjoniga ja
kuidas tagasi saada. Võimalus on rongiga tulla, aga miks mitte Maribike'iga, kui on selline suur kong. Nii et vaatame, kuidas läheb. Igal juhul see paik on vaja peale saada, ma pean üksi panema ja ei, vaatame, kuidas läheb. Ma olen täitsa põnev. Täitsa selline eriprojekt, et kaubik ja peaks mahtuma küll. Peaks mahtuma ja vaatame, kuidas läheb. Ma ei tea, see läks küll praegu oodatust kergemini. Matikat kinnitate, siis siin transporteril on nagu väga head põranda küljes on need aasad. Aga põhimõtteliselt sa paned selle kuskilt niimoodi, et ta midagit, ma arvan, et see on meeritud turu, sellega pole ära midagi. Aga põhimõtteliselt paned nagu, ma olen näinud, osad panevad nagu siit rihmaga sinna poole ja teiselt poolt rihmaga sinna poole. Aga põhimõtteliselt, kui sa saad, võid üle lenksu ka panna ja siis tuleb lihtsalt amordid nulli tõmmata ja ei lähe ta mitte kui kuhugi. Sõidame ja muidu kuradi pill sõidab täitsa hästi. Ma ei tea, ka Volkswagenite värk, aga jumal hästi püsib teel. Rool on hea kerge ja väga muhe, et siin mõned kolksud asjad nagu on, kui linna vahel sõidad, aga muidu ütleks, et oksjoni koht isegi täitsa okei pill ja väga mõnusalt sõidab, et sotiga ja tundub, et jõudu ka nagu on, et siin kiirendada 100-110 kantis. Et pill siin rahulikult on, seal uudis tuli põleb, aga ma ei tea, palju see peegeldab. 2 tundi sõitu viime ära ja vaatame, kuidas siis tagasi jõuab. Ainuke jama on see, et mul on telefonil kohe aku tühi ja arvatavasti, kui ma sinna jõuan, siis saabki täitsa tühjaks. Ma üritan seal laadima panna, et mul juhtmed on, aga mul pole seda adaptrit ja ma ei viitsi kodust otsida ka, sest muidu ma jään liiga öö peale. No jäängi öö peale, aga õnneks ööd on meil enam-vähem ei ole nagu 100% pimedad, sest motikate tuled, vähemalt need, millega mina olen sõitnud, väga hästi ei näita. No sa näed, aga see hea ei ole. Pluss metsloomad, et on oht nagu metsloomale sisse sõita ja siis sa saad oi pljää kui palju haiget. Aga mis ma siin rooli taga ikka filmin, et lähme sõidame. Nii, väike paus. Unustasin need kõrvajunnid panna, ilma selleta on suht õudne motikaga sõita ja see on siis Mari-Liisi motikas. Teen siin Mari-Liisi motikale ennem reklaami, kui ta on ise Instagrami üles pannud. Aga selline V4 kõdiseb nagu mingi Harlid, värgid, särgid, aga tegelikult on selline nagu, ta ongi selline hübriid nii-öelda, naked paik, aga samas kuradi lödistab nagu mingi chopper, aga olen praegu siin Kose kandis ja mõtlesin, teen siin peatuse, panen kõrvaklapid, need tropid pähe ja siis sõidan edasi, tankima pean ka, kuna tal kütuse tuli ainult läheb põlema, kui kütus hakkab otsa saama, aga kell on ka päris juba palju. Aga õnneks on praegu ikkagi nii-öelda polaarööd või polaarpäevad, et ikkagi täitsa pimedaks ei lähe ja kell on 22. Ega midagi, teen ühe pildi ka Mari-Liisile ja siis panen edasi, et arvatavasti 12 aega jõuab koju, kui kõik hästi läheb. Kodus ja päris hea tulemine oli. Kell on 23.46. Koos tankimisega 1,5 tundi. Okei, igal juhul putukaid räigelt.
enam-vähem. Ise samamoodi kõik putukatega kaetud. Magama. Siin praegu jõudsime kohale ja enda arust algust saime hea koha ja siis Mari-Liis ütles, ta sai veel parema koha ja nüüd peame seisma. Autod lasevad drifti. Vihma sajab, ütleme nii, et mõnes mõttes vist võib-olla oleks võinud 25 € endale taskusse jätta ja kodust vaadata, aga noh, tahtsime natuke rehvi suitsu ja hääli ka kuulata ja ei usu, et rohkem Eesti driftile nagu jõuab ka, et siis vähemalt saame siin all paremas nurgas natuke toetada seda drifti, et muidu nad enam siia kanti ei tule ka ja ma arvan, et toetame siis Eesti drifti ja päris palju mööda läinud. Seda videot ma teen hetkel, vist on kolmapäev. Ma seda ei teagi. Vast on kolmapäev. Igal juhul, kui sai käidud Missos drifti vaatamas, siis pärast seda Võrus sai natuke lollusi tehtud ja hüpatud alla ja murdsin siit kõik jalaluud, mis seal on, kõik sai ära murtud ja hiljem siis ühe öö olin Võrus haiglas ja siis järgmine päev, vist oli siis juba pühapäeva öö, pühapäeva päeva või? Jesus Christus, kõik on nii segi. Ja ühe öö olin Võrus sees, siis sai mind transporditud Tartusse, seal tehti operatsioon siit põlvest pandi, seal oli mõõt ka, pea 40-sendine varras sisse, mis fikseeriti 4 kruviga altpoolt, seega olen väidetavalt 4 nädalat, ma ei tohi jalale peale toetuda, siis võetakse kips ära, 2 nädala pärast võetakse õmblused välja ja hetkeseisuga olengi siin kodus. See seal on minu nurk, kus ma veedan enda aega teleka taga ja ega tihti hetkel veel on niimoodi, et valud on nii suured, et ega väga mõistusega tööd ei jõua teha nii-öelda, et lihtsalt tiksud aega surnuks ja seetõttu ka hetkel tuleb YouTube'is paus sisse, äriliselt ka põhimõtteliselt on paus sees, et siin mingid rente ma siin nagu teen, päris kõigile vist ei teegi, ma ei teagi, kui täpselt ma seda teha saan, sest ma ei saa Mari-Liisi tööd ka nii palju segada ja kui mingid probleemid tekivad, siis ma ei ole võimeline neid probleeme lahendama, kuna ma olen peaaegu liikumatuses, mul on praegu isegi juba päris valus püsti seista ühe jala peal. 6 aasta jooksul siis saigi mu üks suurimaid hirme täis, mis oli kõik sellel ajal, et üksik ettevõtjana luumurd, et siis ma ei ole võimeline enda ettevõtet üleval pidama või nagu töötama ja paraku see ka juhtus. Ega ma ei oskagi muud öelda, et ma teen selle, võib-olla kui te seda videot näete, on juba loosimine toimunud või ma teen selle loosimise ka lähipäevil ära ja ma ei tea, kui pikk paus tuleb, kuna ma saan päriselt liikuma hakata ja tegeleda asjadega edasi. Igal juhul praegu tuleb paus sisse. Aitäh, et olete olnud minuga, vaadanud mind, ärge kuskile ära kaduge ja ega siis muud midagi kui head paranemis mulle ja kus öelda, ärge nii lollid olge nagu mina, et ei tasu igalt poolt alla hüpata. Ega midagi. Tšau. Hetkel siin ema juures nädalavahetuseks Mari-Liisile puhkust ja Mari-Liis on suvepäevadel, siis teeme siia video lõppu siis selle loosimisega ära. Osalejaid oli selles mõttes päris palju, aga
Millegipärast kommenteerijaid oli mingi 132 või midagi, aga jagamisi oli ainult 49 või 59 ja ma ei tea, mis põhjustel, aga millegipärast nii-öelda võitja saada või võitja tuleks selles mõttes, et see peab kõik tingimused olema täidetud, leht laiditud, kommenteeritud ja jagatud. Seega ma võtsin nende jagajate järgi, seega väga paljud suure tõenäosus jäid nagu välja, nii-öelda oma süü. Ja siin on mul see kauss, nimed on sees ja tundub vähe, aga tegelikult need on hästi väiksed. Polnud paberit käepärast, kirjutasin ajalehe veeru peale. Igal juhul teeme selle loosimise ära. Ma võtan igaks juhuks veel 2 tagavara ka veel, et kui see esimene inimene ei ole nagu kõiki neid asju täitnud, siis teine, siis kui too ei ole, siis 3. ikka. Igal juhul teeme ära, vaatame, mis siit välja tuleb. Ja võitjaks on Raimar Kuldar Vetka. Palju õnne, loodetavasti oled kõik tingimused vähemalt Raimar ja Raimar võitis ja see ei ole mingi kokkumäng, ise nägite, ma segasin värki ja vaatasin mujal, et igal juhul palju õnne võitjale ja mõtlen sinuga ühendust, kui ma su kätte saan. Kui ei saa, siis võtta ise minuga ühendust, igal juhul 2 piletit Riiga Driftmastersile.